Kui alkohol koos verega satub teie kõhunäärmesse, põhjustab see selle kanali spasme. Raudade ensüümid kogunevad ja seedivad rauda seestpoolt. Kõhunääre paisub, algab põletik, seejärel lagunemine. Lõpuks viib see piinavate surmavate haigusteni, pankreatiidile ja pankreanekroosile. Hoolitse eest. Elame ja näeme. Ehk pole veel orienteerunud ja... No, praegu pole midagi. Ja silmas pea. Mingeid muutusi ei ole. Selge. Milliseid muudatusi sooviksite? Paremaks. Kui need on sotsiaalsed, siis paremale. Aga mis on teie jaoks parim muutus? Noh, oletame, et meie lapsed elaksid paremini, eks materiaalselt ja heaolu osas. Noh, ja vähemalt meiega. Mulle meeldiks elada stabiilses ühiskonnas, stabiilses riigis, ilma igasuguste, nagu praegu, kõikumisteta. Milline meie süsteem? Meil on selline keskmine. Head pole midagi. Oi, ma selles ei saa aru. Millises ühiskondlikus ja poliitilises süsteemis? Oi, isegi ei teadnud seetõttu üldse. Kas te saate nimetada poliitilist süsteemi, kus me praegu elame? Praegu, Ukrainas. Jah. Ümberkodeeritud. Niisiis. Alates metsikust kapitalismist, lootuses millegi parema peale. Mingi mõistlik asi kapitalismi ja sotsialismi vahel. Ma tahaksin nii, vähemalt midagi umbes nagu Valgevenes. Meil Venemaal on demokraatia, aga teil siin ma ei tea täpselt. Poisid, ma olen poliitikast väljas, jah, firmas pole kunagi elus hääletanud. Kas te saate nimetada ühiskondlik poliitilist korda, milles me praegu elame? Jah, ei, ma poliitikas ei ole nii hästi kursis. Kapitalism. Mida võib kapitalismi? Keeke. Ei tea isegi, mida vastata. Sassis meie üle ei küsita. Minu arvates ei küsi rahvas üldse kunagi kedagi. Kuidas nimetaksite süsteemi, milles me elame? Noh, kuidas? Isegi ei tea. Ma ei tea, kuidas seda nimetada petab kogu aeg. Ta petab. Just nimelt, et petab. Kas olete tähele pannud ilmset ja märgatavat fakti, et meid viiakse pidevalt kuhugi? Kord kommunismi, kord sotsialismi, kord arenenud sotsialismi, kord inimnäoga sotsialismi, kord perestroika, kord kapitalismi. Teavitajad väidavad, et see on loomulik areng ja et ees ootab parem, et tuleb kannata ja kõigile saab hästi. Ja me kannatame. Me oleme juba nii demokraatlikud ja peaaegu tolerantseteks muutunud, aga head ei tule. Vastupidi, kõik läheb järjest hullemaks, mis see on üldine. Idiootsus. Muide, viimane nali maailmavalitsuselt. Et hea elu saabub, tuleb planeedi rahvastikku mitu korda vähendada. Oleme jõudnud selleni. Nobeli rahupreemia antakse Ameerika Ühendriikide presidendile samal ajal, kui tema riik viib läbi 2 kohalikku sõda võõral territooriumil.
Inimkond on sattunud mingisse kahemõttelisusse, mingisse räpasesse mängu ja on eksimuste ummikusse, mida toetab selgelt pahajõud. Raha laenamine, intressimäärad, religioonid, revolutsioonid, sõjad, finantskriisid. Kõigi nende ühiskonda rõhuvate nähtuste taga on sajandeid selgelt välja joonistunud üks ja sama profiil. Seda valitud tüüpi vampiire iseloomustab mõõtmatu ahnus ja kadestamisväärne püsivus kahes tegevuses. Teha probleem kunstlikult ja seejärel teenida teadlikult tuntud lahenduse pealt. Süniliste poliitikute seas on see nüüd tuntud kui juhtitud konflikte. Peaaegu kõik ühiskondlikud raputused alates maailmasõdadest tospida ja seeneviirusest on lavastatud ja korraldatud sama tootmisettevõtte produtsentide poolt. See keskus teenindab teadust, haridust, kunsti, meediat ja kuigi see on kurb, ka religiooni. Ametlikult ei sekkunud usulised administraatorid riikide asjadesse, kuid peaaegu kõik neist mängivad sama madalat mängu kui arenenud sotsialismi ajal ametiühingu aktivistid. Kuid parasiidi ahnusel ei ole piire. Miks kulutada raha eraldi etenduste korraldamiseks Kosovos, Kiievis või Tbilisis? Parasiit hakkab mõtlema globaalselt ja korraldab planeedil põhineva globaalsete soojenemise teemal ja pole tähtis, mida te arvate, et see looduslik nähtus omab oma korduvat looduslikku tsüklit. Teamine on peale suruda juba niigi patustavale inimkonnale süütunne ökoloogiliselt kahjuliku tootmise eest, mida parasiit ise rahastab. Naiv on arvata, et parasiit tõeliselt hoolib ökoloogiast. Ta on juba ammu arvestanud kasumit õhumaksudest. Isegi mõisted antropogeensest soojenemisest on pettuskeen ja vastus selle on süsinikdioksiidi maks. Plus kaubanduse piirangute süsteem vastavalt Al Gorei, Prince Hause ja sisuliselt kogu maailma panganduskogukonna soovidele. Mida nad sellega saavutada püüavad? Nii on see igavesti voolava süsteemi säilitamine, mille üle pangad valitsevad maailma, finantsistid valitsevad maailma ja ülejäänud inimestele jääb vaid üks suur mitte midagi. Planeedi ühiskondlik organism on haige. Pidevad ägenemised sõdade ja sisemiste konfliktide näol, sõltumata ühiskondlikest ja poliitilistest struktuuridest, on muutunud krooniliseks. Ja kogu maailma haaranud kriis ei ole kaugeltki finantsiline. See avaldub finantsina, kuid tegelikult on see maailmavaate. Kriis. Kuid parasiidid ei peida end isegi teiste nimede taha ja praktiliselt avatud ning meie enda kätega kehastavad nad oma peamise õpetaja teemonlikku plaani. Ja siiski, vaatamata otsesele või kaudsele mõjule allakäigule lääne tsivilisatsioonilt, tuleb tunnistada, et see probleem on meie. Kord, vaid üks kord erinevate asjaolude tõttu nõustusime elama parasiidiga ja parasiitlus on nakkav nähtus. Nakkus asustab seal, kus ei järgita hügieeni, meie puhul vaimset. Ja ühiskonna haigus jätkub seni, kuni igaüks meist ei vabaneda sellest nakkusest isiklikult. Nüüd teeme kokkuvõtte. Eelnevates filmides Jumalamängud käsitlesime erinevaid kultuurilisi aspekte inimtegevuses
võrreldes neid meie esivanemate vedaliku maailmavaatega. Suur ajavahemik võimaldab näha seaduspärasusi ja leida kokkulepet Mark Tullius Figaro ütlusega, kui inimene arvab, et ajaloolises ühiskonna liikumises on juhuseid, siis on ta täielik idioot. Seda ebameeldivat, kuid sisukat tsitaati tasub kirjutada taevasse suurte tähtedega, sest juhus ei ole midagi muud kui teadvustamata seaduspärasus. Alustame tähestikust. Mõnikord võib kuulda, et mõtleme, et mõned tähed on ära võetud. Mis selles nii kohutavat on? Me ju ikkagi mõistame kirjutatut. Võib-olla oli see mugavam ja lihtsam. Jah, mugavam. Aga kelle jaoks? Võib-olla oli ka see vene, mitte venelaste, märkige tähele, keele õpik kirjutatud mugavuse nimel. Keele kui süsteemi moonutamine on sarnane skorpioni geeni lisamisega tomatisse. Selline põhimõtteliselt geneetiline manipuleerimine suudab viia maailmavaate muutumiseni ja kultuurilise allakäiguni, mis tegelikult ongi juhtunud. Tulemuseks on see, et täna olemata asja olemust mõistnud, kiirustame järeldusi tegema ja silte külge panema. Kas see on juhuslik? Ei. See ei ole juhuslik. Kõigel on põhjused, antud juhul on selleks põhjuseks teadmatus. Sest ainult teadmatus lubab teha järeldusi vaid teiste arvamuste põhjal. Ja mis on veel traagilisem, teiste arvamus võib olla autoriteetne. Vaadake, kuidas see toimub. Alustame eksperimenti. Palun kutsuge esimene katsealune. Tulge siia. Palun vaadake seda fotot. Teie ees on väga ohtliku kurjategija portree. Teie ülesanne on vaadata seda fotot ja anda sellele inimesele psühholoogiline iseloomustus. Palun, mulle. Tundub, et see inimene on kaval. Nii, suletud, varjatud selline. Kuidas avaldub tema kavalus? Petlikus, kas näojoonest on kuskil seda omadust näha? Silmad, jah. Eriti silmadest räägitakse, et ta on selline alatu, jah. Alatu, kaval, petlik. Kuritegevik algus, mis tema näos reedab? Silmad. Silmad, aga mis on neis, nendes silmades? Põrandad. Põrandad. Tal on väga julmad silmad, väga ebameeldivad külmad silmad. Ja üldiselt on näoilme väga karne ja julm. Üldiselt on sellest inimesest raske midagi head öelda. Suur aitäh. Palun tõmmake esimesse ritta, seal selle tüdruku juurde. Järgmine Kutunovist, palun seiske siin. Palun vaadake seda fotot. Teie ees on väga suure teadlase portree. Jätkub. Te ka segate meid. Teie ülesanne on vaadata seda fotot ja anda selle inimese psühholoogiline portree. Antud juhul võib öelda, et see inimene on üsna tark. Tal on terav pilk, läbistav pilk, just nagu röntgenikiired või. Inimene on ilmselgelt väga aktiivne ja samas pehme, heatahtlik. Üldiselt võib temale toetuda. Noh, üldiselt on see ilmselgelt hea. Suur tänu. Istuge esimeses reas. Noh, näib, et ta on tööga hõivatud. Ma ütleksin, üldiselt on ta tõenäoliselt kirglik. Üldiselt on ta tõsine, aga ilmselt natuke huumorimeelega ja aga kuidas on tema näoga? Nägu, noh, meeldib. Nägu, jah, noh, tõeline inimene, jah, tõenäoliselt hea. Lapsi peab armastama, väga hea, kurjategija portree. Seda tõendavad tema silmad, nii julgesti kissitades. Teadlase portree, tema silmad on heatahtlikult kissitavad. Hea kissitus, eks? Jah, see on varas ja neiu laps. Pilgu, noh, nagu inimlik mitte, ebainimlik pilk. Tundub, et ta on isegi sadist. Ta joob palju. Aitäh. Siit kõik järgneb.
pöörake tähelepanu, kui kergelt ja vastutustundetult katseosalised omistavad portree omanikule täiesti vastupidise omaduse, vaid ainult ettepaneku põhjal. Lisaks leiavad nad headuse ja kuritegeliku alguse samas tühjas pilgus. Imelik looming, nõustuge. Ilmselgelt jälgida on normaalne inimvõime. Kui tihti hindame me adekvaatselt seda, mida jälgime. Arvestades meie ühiskonna seisundit, pole millegagi uhkustada. Kas see on juhus? Ei, see ei ole juhus. Oleme kaotanud sõnavastutus sügava tähenduse. Siin on veel üks asjakohane tsitaat. Meie riigiasutus on ka suurim tööandja, kõige aktiivsem väljaandja, parim produtsent, iseenda kohus, iseenda parteija. Lõpuks iseenda rahvas. Selline süsteem on täiesti ebaefektiivne ja loob ainult korruptsiooni. See sümmitab massilise õigusliku nihilismi. Ei, Kikero ei ole, kuid märkus on õige. Õiguslik nihilism, kui rääkida vene keeles, on rahva. Ükskõikne suhtumine lõputesse piiravatesse ja allasurutud meetmetesse võimude poolt. Ja kõik see, et oleme kaotanud algse kujutuse kunagi hästi tuntud sõnast võim. Varitsejad varitsesid maailma, sest nad olid sellega kooskõlas ja ei kulutanud oma turvalisusele. Sest õigus algses mõttes ei tähendanud juriidilist mõistet, vaid maailma seaduste kogumit. Seetõttu oleme me õigeusklikud slaavlased, sest me kiitsime õigust südamest. Kuidas me praegu valitseme ja mida kiidame, on hästi teada. Meil on Venemaal demokraatia, aga teil siin ma ei tea täpselt. Kui Peter Ilit oleks teadnud, kuidas tema Luikede järve 80-ndatel reklaamitakse, oleks ta kirjutanud teise muusika. Tema Siegfried on armastusest, üleujutatud ja annab oma elu armastatule adeptele. Ühe pärast teise lahkumine krüssekretäridest on Tšaikovski meistriteose tahtmatult värvinud irooniaga. Kõrge armastuse tragöödia ei sobinud kuidagi rahva suhtumisega oma nõrkade juhtide suhtes. Sellel irooniaga tragikoomilisel taustal kuulutas Gorbatšov perestroika ja paljud võtsid seda kui võimalust välja tulla. Nõukogude ummikust. Rahvas ihkas muutusi, vabaduse saavutamist ja tähendust oma tööga isikliku elu loomisel. Ja kapitalism näis olevat ainus panatsia pärast stagnatsiooni aastaid kestnud üldist ükskõiksust. Kõik hakkasid seda panatsead enda peale proovima, kasutama keerulisi välismaiseid sõnu ja püüdma kala, kuidas oskasid. Ilmusid isegi täiesti edukad kooperatiivid arvestatavate kulipinidega. Kui varem jälitati spekulatiivset ettevõtlust kriminaalselt, siis nüüd on valijate enamus seaduslikult relvastatud suurte kottidega, lihtsate kaubandustegevuste jaoks ja hakanud end ärimeesteks nimetama. Aga erilise entusiasmiga paistsid silma investorid. Vaadake meie. Ja meie enda petised korraldasid rahva seas üldise teadlikkuse tõstmise lääne eluviisi eelistest. Nüüd tean ma täpselt, kuidas me oma rahaga hakkama saame. Kõik raha investeerime aktsiatesse ja Askin. See on juba andnud meile võimaluse. Ostke saapad, karusnahk, mais, ostame mööblit, juunis auto, majas maja. Maja Pariisis. Miks mitte? Lönja, as... Aga miks? Miks see nii läks? Lõppude lõpuks oli idee ju hea. Ta küsib Sergei Mavrodi käest. Rahune maha, Lönja, me avame end jälle. Nagu portree vastaks talle. Lõpuks ometi. Aitäh Jumalale, Lönja, ja ta hoiab seal. See on lihtsalt Lönja. Aeg, ei peta. Suurepärane lahendus. Unistused täituvad. Nii see on. Ei vähendada, ei suurendada. Kapitalism on asi kuigi tõsine, aga mitte meie oma. Puhaste püramiidide kokkuvarisemisega kadusid. Mitte ainult lootused tasuta raha peale, vaid ka naiivsete investorite enda investeeringud.
Nõukogude Liidu lagunemine, privatiseerimine, hüperinflatsioon, Gaidari reformid, maksejõuetus, see kõik oli alles hiljuti. Kas meil on sellest ajast piisavalt aega, et vähemalt natuke targemaks saada ja oma rahvusliku kalapüügi eripära kaaluda? Ei, vastuseks ehitasime ajad ja panime akendele restid. Ja kus? Omaenda. Maal. Veelgi enam, me saadame nüüd oma lapsi läände, et nad saaksid eliithariduse moonutatud keeles või veel. Kuidas imelik? Oo, kas sa valdad imelikku inglise keelt? Prantsuse keelt oskan nõrgalt. Ütle neile, et raha pole. Minu kõrval on selle salongipoe juht Zoja Vikselstein, kes lahkelt nõustus meie küsimustele vastama. Moodimaailmas on täna tohutult palju disainereid. Miks eelistate töötada selle inimesega? Esiteks, ta on suurepärane inimene, tema disaini saavad kanda igas vanuses, igas vormis, suuruses, kõrguses. Ja see on ajatu. Mäletan esimest. Kui ma olin 18-aastane, käisime tööintervjuudel. Ta on mul endiselt olemas, lihtsalt sõbrana, et meenutada. Kõik armastavad teda, kõik austavad teda. Ta on teinud väga palju heategevuse jaoks. Vähiliidu heaks. Ta on väga head sõbrad Keline Dioniga. Nad tegid spetsiaalse programmi vähiuuringute jaoks. Palju raha on investeeritud ja ta on väga hea inimene. Ta on suurepärane. Ta on tõeliselt inimlik ja elab rohkem kui lihtsalt. Kuid keeleinimesed vastustavad aktiivselt uute võõrsõnade toomist vene keelde, kuna arusaamatud sõnad hävitavad kujutiste tajumise süsteemi. Selliste võõraste sissetungide tulemusena oleme juba ammu hakanud kasutama sõnu papagoi kombel. Kuid meenutame tarku vanasõnu, kõik uus on hästi unustatud vana ja vaatame selle nähtusele laiemalt. Kui kuulata tähelepanelikult paljude võõrsõnade helisid, võib kuulda midagi tuttavat. See tuttav tunne tungib läbi sajandite moonutuste kõveratest peeglitest ja kui need maha pesta, nagu näitleja peseb teatrimeiki näolt, võib näha puhtaid algseid kujutisi. See on meie oma tõeline emakeel. Võtame näiteks sõna matriitse. Ametlikes sõnaraamatutes väidetakse, et see tuleneb ladina keelest matrix, saksa keelest matris ja prantsuse keelest matris, kuid meenutage meie matrooskat. Milliste määratustega seda sõnaga ei varustataks, selle aluseks on alati kujutised matist ja ritsist, mateeriast ja kõnest ja rääkimine ei ole lihtsalt kõne kaasaegses mõttes, see on täpne kujutise edastamine. Sarnase loomise jaoks. Kuid mitte asjata ei ole vene keeles sõna maatriks, sünonüümide seas sellised sõnad nagu allikas ja algus. Nii et kes kellelt laenas matroska maatriksi, kui selle sõna algne kujutis saadakse ainult vanaslaavi tähe abil. Muide, selles on võti eduka välismaiste keelte õppimise jaoks täpsemalt. Vene keele moonutuste õppimiseks. Ja koos tähekeele abiga on võimalik taastada emakeele algne kujundlikkus ja püha olemus. Kogu slaavi mütoloogia põhineb sisenemisel õrnasse maailma. Ja midagi püha ei saa üldse olla. Ilma õrnasse maailma sisenemata. Üldiselt jääb mulje, et just oskus siseneda õrnasse maailma on üks püha tunnuseid. Kuni tervikliku pildi slaavi maailmast. Näha on keeruline, kuid oleme juba hakanud selle osi iseseisvalt kokku panema. Juba väga tihti oleme usaldanud oma saatuse võõrastele ja hiljem ka omaenda petistele. Nüüd imestame, miks akadeemiline versioon venelaste ajaloost on nii lühike ja alandavalt ebaaus. Jah, sest seda kirjutasid Miller, Slötzer ja Herder ja see on siiani akadeemilise kanoniseerimisega õpikutes ringluses.
aga veel hiljuti 17. sajandil Stockholmis peeti Rootsi kuningas Karlsi matustel ametlik matusesõna. Mitte Rootsi, vaid puhtas vene keeles. Hädaolukord kõneselle eelkõige kõige auväärsema ja kõrgesündinud vürsti ja valitseja Karlsi, Rootsi, Kooti ja Vandalite ning muu kuninga, meie auväärse, õnnistatud ja armuliku valitseja, kes nüüd on vaeselt päästetud. Kui tema kuninglikku suursugusust südamest jäetud keha sobiva kuningliku au ja kõigi alamate südamevaluga maeti klaasitehasesse, nagu nimetati Stockholmi 17. sajandil 24. novembril, Jumala sõna kehastamise aastast 1697. Kust see kummaline idee tuli, et Rootsi jõukonna keremonimeister, olles kohal kogu Rootsi jõukond, kuulutas riikliku tähtsusega dokumendi kõrgemal ametlikul tasemel äkki vene keeles. Kas austusest kohal olevate vene alamate relvade vastu või äkki ei olnud siis veel rootsi keelt välja mõeldud? Erinevate keelte ilmumine Euroopas oli peamiselt tingitud tugevast katoliku mõjust ja usulise kirjanduse laialdasest levikust ladina kirjas. Teisi raamatuid sel ajal lihtsalt ei olnud. Ladina kirja aluseks on üks paljusid vanaslaavi kirjalikke vorme, etruski kiri. Kui te tunnete teatud ebamugavust, lugedes vene keeles senise ladina tähtedega, siis saate aru kogu sellest Babyloonia keemilisest segadusest. Etruskoloogid on 200 aastat töötanud vale suunas, mitte sellepärast, et nad oleksid olnud rumalad, vaid seetõttu, et nad sattusid enne mind väga kurva tulemuse peale, et etruskid olid mitte ainult slaavlased, vaid ka venelaste alaliik. Tuletan meelde, et etruskoloogid on eelkõige itaallased, vähemal määral sakslased, kuid need ja teised ei soovi absoluutselt. Et etruskid, need, kes ehitasid Rooma, oleksid veidi. Sest kogu lääne tsivilisatsioon loendab end iidsetest Kreekast ja iidsetest Roomadest. Selles raamatukeses on näidatud, et etruskite peeglite analüüsi põhjal ei ehitanud Rooma, mitte ainult etruskid, vaid etruskid, kes rääkisid vene keelt. Ja 80% nende kirjutistest on kirjutised roomlaste korkidel ja ainult kuskil 20% kirjutistest on kirjutatud itaalia kirjas. Noh, võib-olla isegi veidi vähem ja umbes 5% kirjutistest on kreeka keeles. Roomas kõlas esimesed paar sajandit vene keel. Seda on raske uskuda. Nii, et kogu lääne tsivilisatsioon algas vene keelest. Miks on meil seda teada vaja, et lõpuks lõpetada samade vigade tegemine? Et suunata oma tähelepanu mitte sellele, mis meid lahutab, vaid meenutada meie ühiseid esivanemate juuri. Mida rohkem on meie vahel suhtlemist, seda rohkem ilmeb vastastikune nõusolek ja usaldus. Rohkem usaldust, rohkem ühtsust. Ja ühtsus ei ole midagi muud kui armastus. Kui me räägime ühiste kohtade kohta, mis ühendavad slaaviari traditsiooni, peame ütlema, et kõik me tähistame peamisi. Pühi, mis on seotud 4 päikesefaasiga, mis kokku saavad. Jumalate nimed, ütleme nii, on 98%. Identilised. Edasi, sümboolika. Näiteks kiviavatir, 8-nurkne täht, mida me tunneme, seda võib näha Lätis, seda võib näha Venemaal, seda võib näha Indias. Seda võib näha ka keltidel. Võib näha igal pool, see tähendab, et sümboolika on sama, sest taas on jumalatega suhtlemise sümbolid sarnased. Edasi on teatud asjad, mis on seotud maailma mõistmisega, see tähendab, et suhted. Armastuse ja õiguse või hävitamise mõisted. Siin on slavoaria tsivilisatsioon armastuse ja õiguse tsivilisatsioon, see tähendab erinevuste ühinemine ühe loomise nimel. Erinevus on pigem arusaamatuses või selles, et inimene kinnitub välisele vormile, mõistmata sisemist olemust. Ühtsus on tegelikult olemas ja kui
Inimene hakkab suhtlema, isegi kui ta on heas tujus, suhtleb 1-0 minutit, kuni iga kiht hakkab 11 mõistma. Ta häälestub sellele vibratsioonile ja see kõlab veidi teisiti, kuid ta mõistab juba oma kaaslase keelt, sest juured on meil ühised. Meie esivanemad ei nimetanud end kunagi paganateks. Nad nimetasid oma usku vanaks usuks, nad nimetasid meie usku õigeusuks, sest me ülistasime õigust, kõrgemat jumalate maailma ja õigeusu usumuisted. See varastati 15. sajandil lihtsalt julmalt, sest me teame, et kristlik usk, mis tuli meie maadele, nimetati selgelt õigeusuliseks kristlikuks usuks. See kirjutati nõudmistes ja siiani tähendab sõna ortodoks õigeusku, kuid meie jaoks hakati seda tõlkima teistmoodi, et vaimselt meid selle vooluga lähemale tuua. Kõik pühad, meie kirikute pühad, mis siin on, erinevad neist, mis on Bütsantsis ja Kreekas. Seal on Rooma kiriku mõju, miks nad erinevad, sest rahvapühadele on asetatud kihid. Seal on Peetruse pea maha rajumine, kõik kupala. Seal on juba päike välja mõeldud, jah, emake Maagos jääb talveks magama, seal on jumalaema uinumine. Kuid see tehti spetsiaalselt selleks, et rahva traditsioon, mida ei saa välja juurida, jääks alles. Teate, kui ühe inimese jaoks on oma juurte kaotus väga oluline, siis terve rahva jaoks, et ta tõeliselt kaotaks oma juured, peab see kestma mitte ühe. Ega 2000 aastat, vaid väga palju tuhandeid aastaid. Sest inimene hakkab oma hingest, isegi praegu, need inimesed, kes tegelevad mingisuguse rekonstruktsiooniga, nad lihtsalt alateadlikult kuulavad oma hinge, hakkavad tegema just seda, mis on õige, just seda, mis vastab. Nendele teadmistele, mis meil on, neile teadmistele, mis on säilinud. Prikredas, jages, see tähendab, kuidas rituaale läbi viiakse. Ja kui sa räägid selle inimesega, siis ta ütleb, et ma teen seda lihtsalt nii. See tähendab, et Jumal uuendab temas teadmisi. Miks meie esivanemad lahendasid kõik ühiskondlikud küsimused, mitte häälteenamusega, vaid ainult üksmeelselt hääletades? Sest inimene on juba olemasolev iseseisev väärtuste süsteem ja inimesed saavad koostööd teha ainult siis, kui need väärtused kattuvad. Seetõttu rakendatakse täielikult ainult ühiselt vastu võetud otsuseid, sest need avalduvad ilma moonutusteta. See tähendab, et saavutatakse täius. Harmooniat ei loo vägivaldselt ja süsteem ei tööta ühtselt, kui selle koostisosad on algselt vastuolus. Peab olema hea tahe ja vastavus ühele kavandile. Millel see süsteem põhines? Miks see funktsioneeris tuhandeid aastaid? Ja säilitas nii-öelda oma efektiivsuse. See põhines esivanemate usul ja selle täpsel, ming hoolikal järgimisel, kuid samuti põhines see inimeste kaasasündinud võimetel. Praegu edastatakse kogu võim, kas parteistruktuuride või klannistruktuuride kaudu. Proovige kokku tulla, nii-öelda siin all on inimesed ja esitada oma kandidaat. Ta läheb läbi, ma kinnitan teile, ei lähe kunagi läbi erinevus, on märkimisväärne. Kas valida? Võimete järgi või valida? Klannikuuluvuse järgi. Ja meie esivanemad teadsid hästi, et umbes 1% inimesi võivad olla wolfid, vedunid. 12% võivad olla valitsejad ja sõdalased 85% või umbes nii. Võivad olla tavalised töötajad, majandustegevuse korraldajad või lihtsad teostajad. Noh, ja lõpuks need, kes ei saanud üldse mingit tõsist tootmistööd teha. See on umbes 2%, kes tavaliselt sattusid väljaheidetute hulka, sest nad ei toonud ühiskonda muud kui kahju. Ühiskonna juhtimise ülesehitamine alustades kogukonnast ja lõpetades riigiga põhines võimetel selgelt eeldades ja määratledes, et inimene, kes ei olnud suuteline juhtima vastava taseme, ühiskonda ei saanud juhtivasse positsiooni. See oli klassikaline valik, kuid küsimus on teises. Kas on vajalik, et meie ühiskonda juhtivad inimesed valitaksid juhtimisse vastavalt võimetele? Ma arvan, et see on praegusele võimule väga keeruline küsimus.
Varem oli preesterkonna süsteem. Sõdalased, käsitöölised ja orjad, talurahvas. Mis juhtus edasi kristluse ajal? Esiteks hävitati preesterkond klassina ja võim anti kellele? Vürstidele. Siis, et hävitada vürste, suunati nende vastu sõdalased, hävitati. Siin on sulle 1917, aasta revolutsioon, veebruari revolutsioon. Siis suunati käsitöölised, sõdalaste vastu ja siis juba, et talurahvas ja töölised omavahel. Ehk siis hävitades need vanad sotsiaalsed struktuurid. Ja kui kõik on hävitatud, ei saa inimene ilma mingite alusteta. Ja vale stereotüüp. Ela enda jaoks raha nimel. Ja inimene hakkab töötama, et teenida järjest rohkem raha. See süsteem on just ehitatud selleks, et kustutada inimese orientiire. Kaasaegsed poliitikud tõlgendavad, et kogukondlik juurtesüsteem viib kõik tagasi koobastesse, loobuma kõigist mugavatest elutingimustest mitte midagi sellist. Kogukondlik sugulussuhtesüsteem on sugudevaheline seos, kus igaüks elab oma südametunnistuse järgi. Töötakse oma suguvõsa heaolu nimel, kasvatatakse ise lapsi. Samal ajal elavad kõrval inimesed, kes elavad täpselt samamoodi. Nad aitavad üksteist. Ehk siis, kuidas erineb kogukondlik sugulussuhtesüsteem teistest ühiskonnamudelitest. Selle poolest, et toimus vastastikune abi ja probleemide ühine lahendamine. Ainult kogukonna loodud töös katate oma sugusid au ja kuulsusega. Ainult ühtse kiitse usu kaudu kaitsete te kõik. Oma rahvad. Teie kaunis Medgardi. Kogukond ei sündinud kohe. Eelnevalt olid sugulaste ühendused. Ehk siis sugulusside kulges seal alt üles. Sugude arvu ja majandustegevuse laienemisega hakkasid tekkima sellised valdkonnad, kus erinevate toodete ja kaupade tootmine suurenes ning vahetuse laiendamine muutus vajalikuks. Miet teatud reederistmikel hakati korraldama. Kaubanduslik ja kogukondi, kuhu kogunesid paljud inimesed oma kaupadega erinevatest sugudest ja kus kaubeldi nende kaupadega. Ja just sel hetkel tekib selline mõistet nagu kopraõigus, et arvestada kõigi nende inimeste huve, kes tulid teistest sugudest. Kuid need territoriaalsed asulad, eriti kaubandusega seotud, hakkasid oma arengus järk-järgult degenereeruma. Just selle tõttu, et erinevate kaupade müük viis rikkuste kogunemiseni. Ja hakkas muutuma kaubitsejate vaimne ja moraalne seisund. Hakkasid muutuma kogukonna korrad ja reeglid. Kõige näitlikumad selles osas on näiteks sellised linnad nagu Pihkva, Novgorod ja Kiiev. Tulevad välismaalased oma kaupadega. Saabusid erinevad palverändurid ja erinevad missionärid. Tihti süüdistatakse vanausulisi selles, et nad olevat usuvabaduse suhtes talumatud. Midagi sellist ei olnud. Anti võimalus asuda elama, anti võimalus ehitada, anti võimalus omada oma laosid, oma maju ja nii edasi. Ja tulemuseks kujunesid nad nagu sees. Nii et sellised linnakogukonnad, võõrad, organisatsioonid, kes viisid läbi oma jutlusi, meie esivanemad olid talumatud. Just nende usuvabadus viis selleni, et ajapikku Kiievist sai kristluse pealinn praktiliselt Venemaadel. Lõputud Vanatestamendi genotsiidi ohvrid ja jumalikku inimloomust julmalt allasurumine on toonud slaavlased ja aariad allasurutud seisundisse ja see protsess ei ole veel peatunud.
kõik uudised, jutusaated, reklaamid, religioossed jutused ja enamik kunstiteoseid töötavad selle nimel, et kõrvale juhtida inimese tähelepanu tema loomusest. See on fakt. Aga kõik need preestrid, ajakirjanikud, meediategijad ja kunstnikud ei ole iseenesest kurjategijad. Nad lihtsalt kordavad seda, kelleks nad ise on saanud oma kujutise ja sarnasuse järgi. Nad teevad tööd lähtudes meile peale surutud maailmavaatest. Küsimus on selles, et poliitika kulisside taga seisneb selles, et märkamatult kontrollida seda maailmavaadet, tehes ametikohtade määramisi vastavalt oma eesmärkidele. See on hea isikliku kogemuse kogumise seisukohalt, kui inimene mõistab, et ta on tulnud sellesse maailma õppima. See on halb, kui ta ei mõista midagi ja lihtsalt reageerib väristele ärritajatele. Kõik need on meie õppetunnid. Mõnikord on need väga karmid. Seetõttu ei ole selle mängu auhind naljaasi. See on järgmise taseme mäng. Kogu Svarogi öö jooksul saime põhjaliku kogemuse jagamisest ja enamik meist mõistab, et inimkonna edasine degenereerumine, mille põhjustab parasiitne sissetung, viib inimese kui liigi kadumiseni. Uue taseme mäng on koostöö, me teame, õppima, koostööd tegema. Seetõttu on normaalse inimestevahelise suhtesüsteemi taastamiseks vajalik tehniliselt öeldes taaskäivitamine algsete töövõimeliste parameetrite taastamisega. Kõige elujõulisem tänapäeval kergesti kättesaadav ühiskonna vorm on esivanemate pedalik kultuur. See süsteem on hulkude, ühtsus. Mitmekesisus on erinev, kuid kogu see materiaalne mitmekesisus omab ühte vaimset põhjust. Selle põhjuse vastu astuvad jõuliselt välja domineerivad Vanatestamendi religioonid, sest see põhjus on see, mis on peidetud sõna mina alla. Alati, kui on mitmekesisus, on olemas ka ühtsus. Ja see ühtsus on oskus suhelda tegelikult ilma sõnadeta, ilma keeleta. Miks? Sest on vaim, on aine ja nende vahel seisab sõna. Sõna võib olla valesti tõlgendatud, nagu ka arvutite puhul. Üks arvuti on Pascalil, teine mõnel muul keelel, nad ei suhtle omavahel. Kuid kui toimub suhtlemine pildi tasandil, see tähendab, et Jumal minus räägib jumalatega teie südames. See tähendab, et kui me edastame pilti ja me tajume pilti, siis sõnad ei ole meile vajalikud. Nüüd on aeg selle avamiseks. Selle jõu jaoks, kuid ligipääs selle peaks olema kõigil, sest siin saame korrata Atlandi teed. Kui maagia ja titaanid domineerivad, siis on inimesi, kes oskavad seda ja teised, kes ei oska ja need domineerivad nende üle. Seetõttu edastame kõik teadmised, mis meil on inimestele ja samal ajal usume, et kui ma andsin kellegi mõtte või teadmise, ei ole ma seeläbi vaesem, sest see on mul endiselt olemas. Jah, õuna võib anda, sul ei ole õuna. Aga mõtte andsid kellegi pildi ja ta jagas sinuga pilti ja siis see jõu juurde on veel suurem jõud. Teadlik järgimine sellistele lihtsatele tõdedele on alati aidanud esivanematel edukalt kaitsta oma maailmavõõraste sissetungide eest. Ja tänu jumalatele, ärkavad venelased meenutavad suurt koguondlikku põhimõtet igaühelt natuke ja oma veel tagasihoidliku tegevusega. Suurendavad ärkavat jõudu. Te kuulge. Enne kui mõelda halvasti, mõelge hästi. Kuhu läks Hetman? Moskvasse, selge. Moskvasse muidugi. Moskvasse. Armee ka. No, armee muidugi. Räägi asja.
ja nad kohtuvad seal Moskva all surmavas tasakaalus. 2. Jõudu. Aga mis edasi saab, seda teab ainult Jumal. Aga mõned asjad on teada ka meile. Oleme looma natuke piinanud. Põrutanud, jah, täna. Võib-olla oleme juba rikkunud. Seda tasakaalu oleme oma osa andnud. Ja siin see on. Olgu see väike, kuid väikesest sünnib suur. Minge oma elu kaitseks, oma kodu kaitseks, oma suguvõsa ja püha usu kaitseks, oma pühamaa kaitseks. Iga lahinguline vastasseis, eriti reaalses olukorras, on tohutu emotsionaalne koormus. Miks meie armee erines? Ei olnud arusaadav, miks vaenlane ei saanud aru. Miks need venelased võidavad? Nad arvutasid, et nad ei saa seda lahingut võita. Kuid nad võidavad. Räägitakse, et nad võtsid selle vaimuga. Mis see tähendab? See tähendab, et ma mõistan seda kui üleminekut mingisse teise emotsionaalsesse seisundisse, kus sa suudad leida endas sügavaid varusid ja teha seda, mida sa tavaliselt ei suuda. See on see, mis on meie sõdureid alati eristanud ja oli arusaamatu, miks paljude riikide armeed seda nii teevad. Varem oli lihtsam, kuna pidevalt käidi sõdades, pidevalt toimusid kokkupõrked. Kui tahad ellu jääda, pead õppima. Praegu on meie armee põhimõtteliselt mingi reserv, mis on kuskil seal. Eksisteerib ja peaks olema valmis siin osutavad head teenust, erinevad võitluskunstide, harjutused, sõdalastele. Inimesed kujundavad lihtsalt selle sisemise tuuma, mida nad hiljem vajavad reaalses lahingusituatsioonis. See tähendab, et kui küsimus tekib, kas sa murdud moraalselt või mitte, kas sa suudad selle kõik ületada või mitte ja mingil, mulle tundub, väga väikesel määral aitavad nad tõeliselt ellu jääda. Keegi ei ole käsivõitlust veel tühistanud. Paljudes vormides olid oma võitluskunstide süsteemid. Näiteks karjused, põllumehed, nad on väljas. Kujuta ette, rünnakud, kuidas nad end kaitsma peaks. Kahvlitega, labidatega, niidukitega. Nii, et nende võitlussüsteem põhineb millel. Mis? Neil on käepärast. Sepp sepistab seal mõõke, niidukeid ja muud. Kuidas ta oma lapsi õpetab? Mõõkadega, niidukitega. Õige. Puidust tünne valmistav puusepp, tema peamine tööriist on haamrid. See tähendab, et ta õpetas oma lapsi kaitsma haamriga. Ühtset süsteemi, nagu öeldakse, slaavi võitluskunstide osas ei olnud. Aga igas suguvõsas oli oma pärand, kes hoidis süsteemi kõige paremini. Preestrid. Treestritele ei edastatud lihtsalt kirjeldavat süsteemi. Sõnades saab rääkida kõigest, mis iganes. Valiti preesterhoidja, ütleme, antud võitlustraditsioonile. Ta õppis esmalt tünni valmistamist ja alles siis. Selle alusel hakkas ta uurima.
kaitsevõitlustraditsiooni. Ja isegi kui lahingutes, veretuks suri mõni puutööline ja tal jäid lapsed, siis see preesterhoidja sai õpetada tema lapsitünnide valmistamise kunstis, mis on pärandtraditsioon ja kaitsekunstis, võitluskunstis, mida isa ei jõudnud lastele edasi anda. Kuna me tahame kuidagi aru saada küsimusest, mis on meie süsteem, mis on kaasaegne lähedane võitlus, siis meie organisatsiooni Rahvusvahelise Vene lähedase võitluse nõukogu raames lõime mingi ekspertnõukogu, analüütilise nõukogu. Kutsusime sinna mitmeid spetsialiste, koolide juhte ja ka neid, kellele lihtsalt huvi pakkus selle tööga tegeleda ning pakkusime neile võimalust esineda, et jagada oma arvamusi. Üldiselt, ausalt öeldes, nägin ma enda jaoks väga palju ootamatuid asju. Ja esimene järeldus pärast neid. Üle 20 meie koosolekut oli selline, et kui palju meil on väga kogunenud. Ja kui kõrgel tasemel see kõik on. See ei ole mingid köögikohased ettevalmistused ja haledad sarnased, ütleme, mõnedele suurtele idamaade koolidele. Need on väga tõsised asjad. Nii et ma tahan öelda nende efektiivsuse osas justkui võitlusvahendite kohta. Minu arvates oleme me idamaade kooli ületanud. Ja muidugi tuleb märkida, et erinevalt idamaistest võitluskunstidest on meie mentaliteet teine. See tähendab, et minu arvates on idamaine kultuur, mis on kasvanud konfutsianismist, kus on autoriteedi mõisted, kes ütleb, kuidas asju teha. Nii et inimesed püüavadki nii teha. See tähendab, et meil on siin palju laiemad raamid tegutsemiseks. Ja meie poisid ei peatu kunagi keerulise olukorra ees. Nad püüavad seda kuidagi lahendada. Aga selleks on loomulikult vaja leidlikkust, mingit osavust, leidlikkust. See on meie jaoks iseloomulik. See tähendab, et siin pole meile ilmselt võrdse. Me oleme kasvanud arusaamast, et peale meie ei lahenda keegi meie probleeme. Suures plaanis. Kõik tulevad siia meid õpetama. Kuigi kui hakkad süvenema nende võitluskunstide olemusse, selgub, et nende aluseks on just need meie vanad praktikad, mille meie esivanemad nendesse maadesse tõid. Aga nad on seal natuke ümber kujundatud, muutunud. Nii et muutused toimusid lihtsal põhjusel. Rahvuse eripära ei ole kedagi tühistatud, need on olnud, on ja jäävad. Tuleb ikkagi avada oma kultuurikihid, taastada need meetodid ja just nende järgi koolitada meie inimesi. Miks Faasanites olid meistrid, aga koolis õpetaja? Ma tegin sellise eksperimendi, kui andsin kontrolltööd Ilgus, palusin 1000 väikestelt lastelt öelda sõna õpetaja. 97% lastest ütlesid õpetaja. Inimene, kes annab õpetusi. Võib-olla ei tasu anda õpetusi, meenutame parem. Aga siin on ainult õpetamine, ainult selle teabe andmine, mis on unustatud. Me oleme unustanud. Hakkame meenutama kogu probleem, nagu ma arvan, olen ammu õppinud. Ja mitte üheski instituudis ei ole mulle antud selget. Mõisted, kuidas mõisted inimeses kujunevad. Kui ma oma õpilastele ja tudengitele kohe sellest alustan, siis mul ei ole enam millegagi õpeta. Nad mõistavad kohe, millest jutt käib. Nad seovad kiiresti kõik ahelad ja ütlevad, et kõik on selge, kõik on aru saada. Kuna mõisted kujunevad alati esmalt millegi tunnetest. Tunded muutuvad kujutiseks sellest objektist või protsessist, mida ma olen näinud. Edasi kodeerind ma sõnaga. Saadan mõiste. Olles mõisted, saan ma taastada nii sõna tunnetuse kui ka kujutise. Passi näen, kujutis on olemas. Mul ei ole tunnet sellest, kuidas ma venitan. Siis toome sisse tunnetuse. Hommikul ärkavad kõik, mida nad teevad. Kõik venivad. Meeldiv tunne sees. Meeldiv. Miks saades meeldiva tunde, venides voodis, tõuseme, pingutame? Tunne on juba halb ja veedame terve päeva selles halvas tunnetes. Kas ei saa head tunnet saada? Me saime seda just.
See ei ole lihtsalt väike asi. Kui see väike protsess inimese teadvusest eemaldatakse, muutub maailm täiesti. Sa hakkad tunnustama maailma, selle olemust ja maailm hakkab kiiresti sind tunnustama. See on esivanemate teadmine. See on teadmine, mis on meis kõigis. Vene keeles on selline väljend, igaüks hindab enda järgi. Tõlgime kaasaegsesse slängi. See on sees. B on olemas. Sees on kõik. Ülesanne on meenutada ja endasse usaldada. Tõenäoliselt tahaksin soovida meile kõigile, et me kohtuksime tihedamini, suhtleksime, vahetaksime mõtteid, mitte ei otsiks, kes meist on kõige ägedam ja tugevam. Õigemini mitte ei võitle selle tiitli nimel, sest meie nõuande kogemus räägib millest. Väga tihti kohtab spetsialiste, kes on oma valdkonnas saavutanud teatud kõrgusi ja on täiesti rumal temaga konkureerida. Parema meelega võtaksin temalt selle, paruksin, muidugi, jah, tõenäoliselt annab ta. Ja nüüd kahjuks sarnaneme me nende keskaegsete vürstidega Venemaal, kes selgitavad välja, kes on ägedam, kes on tugevam, kelle kool on õigem. Mul on väga hea sõber, professor. Äärmiselt tark inimene, ta on paljude maailma akadeemiate professor. Ja kui me tavaliselt vestleme, ütles ta kord sellise huvitava postulaadi, kõik, mida ma selle aja jooksul leiutasin, on ammu varastanud meie esivanemad. Püha on austada oma jumalaid ja esivanemaid, elada vastavalt oma südametunnistusele ja loodusega kooskõlas. Kes valitsejatest on midagi targemat välja mõelnud? Annette, see tark juhis õigusteaduses on illegitiimne. Seetõttu reguleerib meie elu 10 000 seadusi ja alamseadusi. Kuid mida kaugemal allikast, seda hägusem on vesi ja mida rohkem seadusi, seda vähem on korda. Ja kuidas siin mitte jagada Aesopi irooniat, turbata Meliuse kapiontol, Flomine pistes, andke andeks. Kui rääkida tänapäeva väljakutsetest, siis ei ole see midagi muud kui üsna juhuslik seadusandlik tegevus õiguskaitseorganite ümberkorraldamiseks ja moderniseerimiseks. Võtame isegi Tsaari ja Venemaa. Kui üks linnavalvur juhtis linna, siis oli see linnas. Kord. Praegu on politseis rohkem inimesi kui armees, aga korda pole. Nii ongi. Nad ei ole vajalikud. Need on ühiskondlikud parasiidid. Keda? Me ei vaja. Need on meie inimed. Jah, aga kui nad kaitseksid rahva huve, siis nad ju on rahva vastu. Koguneb eriüksus, selline sonderkomando, neile antakse rasked. Relvad antakse tehnika samuti. Kui siseministeeriumi arv on praegu suurem kui armee oma, siis kellega siseministeerium kavatseb sõdida? See on ju selge. Rahvaga valmistatakse neid ette just selleks, et rahvast kontrolli all hoida. Aga kuidas selliseid küsimusi varem lahendati? Aga kõik on kopis. Kopil on õigus just uurimisele, tõendite kogumisele. See tähendab, et tõend on olemas ja neil oli õigus just iseseisvalt tegutseda. Nad saavad koha peal paremini hakkama. Kui 10 ei suuda, võivad nad pöörduda sotski 1000 poole, nende poole, kes on antud asja pädevuses. Ja seetõttu tehakse kõik õiglaselt, see on parim iseseisva juhtimise meetod. Õiglus võib esineda seal, kus see on. Südametunnistus. Südametunnistuse puudumine on mälu puudumine. See on otsese juurdepääsu blokeerimine sugulaste kogemusele vale arvamuste kaudu. Kui arvamused on pinnapealsed ja mitte süsteemsed, pole mõtet rääkida mälust. See on kaos. Ja kaost ei saa meeles pidada meeles, saab pidada ainult korda. Ja kui me nõustume tarbima vastuolulisi andmeid teleritest ja teadmatusest kirjutatud õpikutes, satume kaosesse ja unustades südametunnistuse, muudame end ise mugavaks tarbimiseks mõeldud köögiviljamassiks. Eriti dramaatiline on see, et kuigi meil on palju andekaid juhte ja ettevõtjaid, kes suudavad koos rahvaga ehitada tugeva ja elujõulise riigi, ei teadvusta enamik neist, kuhu viib lühike mälu ja hoolimine ainult oma hetkest kasust ning seeläbi lähendavad nad kõigile ühist kurba juhtumit. Nad on aktiivsed inimesed. Nende potentsiaal on algselt kõrge.
siis tuleb neile selgitada, kuhu suunata oma jõud, oma võimed, oma talent. Vastasel juhul suunavad nad need enesehävitusele, ummikusse, elavad teadmatuses. Kui nad kasutavad esivanemate kogemust, siis saavad nad võimule jääda. Kuidas me saame ühineda ühtseks monoliidiks? Kuid seal on palju poliitilisi parteisid, ühiskondlikke suundi ja nagu luik, vähk ja haug tõmbavad nad kõik eri suundades. Aga tuleb lihtsalt neile selgitada vahet enesekehtestamise ja mõistuse vahel. Ehk siis on olemas enesekehtestamine, millega iga partei või ühiskondliku liikumise juht lihtsalt enda kasuks tekki tõmbab. Ambitsioonide, uhkuse ja isekuse tõttu ei mõista, et ta kaotab igal juhul, isegi kui ta selles väikeses parteis mingisse. Võimu jõuab, siis teised söövad ta ikkagi ära. Meil on ühine vaenlane. See on maailmavalitsus, mis püüab meid hävitada. Füüsilisel tasandil hävitada, mitte ainult kultuurilisel, vaid ka muul tasandil. Ja nad kõik hävitatakse. Seetõttu tuleb kõrvale jätta need ambitsioonid ehk enesekehtestamine ja kasutada mõistust. Ehk siis toetuda 3 kriteeriumile tõe tundmise osas: esivanemate arvamus, pädevate inimeste arvamus ja isiklik kogemus. Need 3 kriteeriumid tuleb viia ühte nimetajasse. Just seda nimetatakse mõistuseks ja mitte lihtsalt enesekehtestamist seal kasutada. Kui kõik see selgeks teha ja igaühele, kellel on võim selgitada, siis ta mõistab, et see on talle kasulik. Ja seega on ta võimul, ta saab kõik, mida soovib, et täielikult evolutsiooniliselt areneda. Kõik tema vajadused saavad rahuldatud ja samal ajal ei toida ta seal midagi. Ta täidab ka oma kohustusi, kui neid lihtsaid asju selgitada. Siis on võit meie käes. See on informatsiooniline sõda. Meil ei ole praegu just väga head olukorda iidsete allikate avaldamisega. Kõike seda tuleb taastada. See tähendab, et palju väljaandeid on seal spetsiaalsetes hoidlates. Kõike seda tuleb pinnale tuua. Nõelkotis ei peitu, see tuleb üha rohkem. Pinnale. Kui varem oli sellise kirjanduse saamine väga raske, siis nüüd on see lihtsam. Nüüd on internet olemas. Kui kellelgi õnnestus midagi välja tuua, saab kõik selle interneti laadida. See levib kiiresti. See tähendab, et tuleb vaenlasi lüüa nende enda relvaga. Nüüd saab interneti abil neid seal lüüa. Kapitalistlike suhete süsteem on haigus. See ei ravi ja iga selle kriis ületakse. Eranditult uute toetajate arvelt. Esiteks kolooniad, seejärel 3. maailma riigid, seejärel 2. maailma oranž revolutsioon. Ja kui toetajad saavad otsa ja ring kitseneb, siis parasiit. Petmise ja šantažiga kehtestab globaalsete juhtimissüsteemide ja neelab kõik, mis on jäänud. Ja siis tungib ta teise terve ja usaldava kogukonda ideaalselt töötatud skeemi kaudu. Nagu tuntud anekdoodis, andke vett juua. Sest nii väga on nälg, et ööbida pole kuskil ja kõik algab uuesti. Just nii toimivad bioloogilised parasiidid. Nende vahel pole vahet. Jah, nad erinevad kuju ja mutatsioonivõime poolest. Kuid tegevusalgoritm on alati sama. Mida me teeme bioloogiliste parasiitidega? Me hävitame nad, aga sotsiaalsete parasiitidega. Varem püüdis inimkond vabaneda sellest sotsiaalsest nakkusest, selle kandjate väljaajamisega. Siin on karm statistika maailmakogemustest pogromide ja väljatõstmiste läbiviimisel. Kas see aitas?
Juudid ei ole kunagi elanud sellises ajas nagu täna. Juudid elavad siin ebamugavalt. Hiljuti avaldati andmed, et üle 100 000 juudi Iisraelist on naasnud Venemaale. See on tohutu hulk tõendeid, et juudid tunnevad siin end kindlamalt. Tänu Jumalale näeme, kuidas täna ehitatakse Venemaa kõigis piirkondades sünagooge, keskusi ja juudikoole. Ja see on tulevik juutidele riigis. Kui see oli ainult propaganda, siis 100 000 juuti ei oleks naasnud. Juudid teavad tavaliselt, kus on parem elada ja sinna nad lähevad. On arusaamatus, mis on seotud õpetamisega, religiooni alused või õigeusu kultuuri alused koolides. On meie positsioon, on moslemite positsioon, on positsioon. Kahjuks ei ole ta siiani leidnud sellist kompromisslahendust ja loodame, et lähitulevikus leitakse see. Aga kes peaks seda üldse tegema, ennetama neid maailmasõdasid? See on massiline hävitamine, mis ähvardab meid ja ripub meie kohal. Noh, see oleme meie, kui ma ei eksi, vaadates teid, valitud rahvas. Selles peitub ja seisneb meie valitus, sest meie oleme selle iidse õpetuse omanikud, meetodi omanikud, mis viib inimkonna absoluutse õnneni. See õpetus on meil olemas, peame selle maailmas edasi andma, seetõttu oleme me valitud. Ei sellepärast, et me oleksime paremad või targemad või kõrgemad kui kõik teised, vaid sellepärast, et meil on see tööriist. Ja me alateadlikult tunneme, et oleme inimkonna ees millegi eest süüdi. Ja inimkond tunneb, et meil on midagi, mida neil pole ja me peidame seda inimkonna eest. Ja selles peitub antisemitismi allikas. Ainult ärge tehke meile nalja. See on just see, mis on kellelgi ja kellelgi pole ja kes pole siiani kogu inimkonnaga seda jaganud, oli sloveenidele hästi teada juba enne valitud Jumala ilmumist. Ja nad ajasid seda hõimu üle kogu maailma kaugel mitte sellepärast, et nad omaksid meetodit inimkonna viimiseks absoluutse õnneni ja isegi mitte omandatud ja moonutat tõlgendustega teadmiste pärast, vaid petmise, šantaži ja provokatsiooni eest lugematute tüli tekitamise seas teiste rahvaste seas kasumi nimel. Just need parasiitlikud teod valitute poolt pöörasid usaldava inimkonna pea peale ja alandasid kogu juudi rahva pogromide ja väljatõrjumistega. Sest vampiirile ei ole oluline, kelle peal parasiitida, kas juut tema ees, afriklane või valge eurooplane. Parasiidile on oluline haarata ventiilist jaotuskraanist kõike, alates naftast kuni teadmiseni. Kuid inimkond näib enam mitte kavatsevat oodata valitute valgustust ja võib täiesti hoolitseda oma õnne eest ka ilma vahendajata. Me ei hakka siin analüüsima antisemitismi põhjuseid. Meid huvitavad põhjused, miks normaalne inimene võib nakatuda ja muutuda parasiidiks. Nakatumine toimub, kui me kaldume kõrvale oma inimlikust loomusest ja määratlemisest. Ja pole tähtis, kas Mooses viis sind kõrvale oma teelt või Robin Hood. Igatahes, kui sa läksid kompromissi oma loomusega, siis eksisid sa, see tähendab eksisid ise. Keda? Süüdistada. Nakatumist. Kedagi välja ajada pole enam kuhugi. Enamik on tabatud ja planeet on karantiinis, kuid väljapääs on alati olemas. Ja mitte ainult üks. Saame jätta selle nakatunud maa, makstes võlad tagasi, nii käitub individuaal. Või saame teadvustada omandatud kogemust ja aidata haigestunuid koos. Leppida, see on juba isiksuse tegu. Muidugi võib mitte midagi ette võtta ja järk-järgult jõuda seisundisse, milles need inimesed on. Nad näivad olevat unustanud oma inimloomuse. Neid ei saa isegi reeturiteks nimetada. Oma teadmatuses on nad end seadnud positsiooni, kus moraalne mõisted puuduvad. Siiski on see osa meist. Ja põlgavalt neist eemale pöördudes probleemi ei lahenda. Miks te tulite meeleavaldusele? Te ju lähete meeleavaldusele. Te tahate meeleavaldusest väga palju teada. Ma olen ajakirjanik. Ärge filmige miks. Miks? Mis toimub? Koguge, ütlen. Aga kes on piletite eest, selgitage. Mis vahet sul on? Noh, te ju alustasite meeleavaldusest. Sakard, vabandust, aga mis sun ümbrikus on? Aga sina oota. Ja sul on kriki vaja, võin ümbri.
piletid firmadele. Kas sa pildistasid omamoodi? Kas sa arvad, et on normaalne maksta inimestele osalemise eest meeleavaldusel kuule? See on lihtsalt stimuleerimine. No, mis tähendab stimuleerimine? Ma olen näinud inimesi, kes tulevad tasuta. Kurat, millises riigis sa elad? Ja see on provokatsioon. Sa elad Venemaal. Ei tasu otsida õigustusi praegusele hullusele Svarogjöös. Jah, see on raske proovikivi, kuid see on suur jumalik plaan vastasel juhul. Ei oleks ei kõrgemad ega madalamad eluvormid piisavat takistust oma evolutsioonilisel tõusul. Kuni kõrge eluorganisatsiooniga kaasneb teadmatus, on langemise oht alati olemas. Samas on selline riskantne koosolek, vajalik kasvuetappide ületamiseks. Ja siin on määravaks erinevuse aste, siit inimeste teadlikkuse erinevus. See ei tohiks olla ületamatu. Esivanemad mõistsid seda, seetõttu korraldati süsteemselt ennetavaid missionäride retki piiriäärsetesse piirkondadesse, et valgustada välismaalasi. Tänapäeval on see traditsioon mutatsiooniga muutunud abistamise imiteerimiseks arengumaades. Meie esivanemate valgustusretkedest vaikivad ajaloolased. Küll aga on ristisõjad välismaalaste poolt hästi tuntud. Erinevalt meie esivanematest, kes tõid valgustust, surusid nemad peale usulisi dogmasid. Ja kuulus retk Siinai kõrbes jätkub ka täna. Ainult nüüd on see peen, super-uper Knovhol. Ja see puudutab juba mitte 600 000 juudimeest, vaid 6 miljardit maapinda. See on ju kanalaseadus. Tõukad lähedast, sülitad madalamale ja vaatad, kuidas tagumik välja tuleb. Ja selle kanala üleosas, on selge, et seal seisab Inglise kuninganna, Rothschildid, Rockefellerid, kõik see läheb sellest püramiidist ja nad ei vaja siin mingit kohalikku rahvast. Paljud inimesed hakkavad nüüd aru saama, et kui sa ei suuda praegu võimul püsida, siis maailmavalitsus lihtsalt hävitab nad. Ja seetõttu on vaja aidata neil aru saada, kuidas võimul püsida. Nad on ju meie inimesed. Kas tahate võimul olla? Laske alustada, puhastage koor. Praegu mängivad nad ka, nagu ei oleks vaja ajalugu väidetavalt falsifitseerida. Laske puhastada prügist, taastame meie ajaloo, kaevame esivanemate kogemuse välja. Ja me näeme, et valgete inimeste seas sellel planeedil on see 1,5 miljardit aasta. Küsite, kust sellised numbrid? Inimkonna nii auväärset vanust meie planeedil kinnitavad leitud artefaktid. Näiteks Oklas, Gaboni vabariigis leitud tuumareaktori jäänused, kivistunud jäljed, kõrgtehnoloogilised metalltooted ja palju muud. Sama vanust. Aga ükski artefakt ei mängi olulist rolli, kui kasutada süsteemset lähenemist. Kui tead ja näed, kuidas mingi süsteem töötab, saab selle süsteemi vältimatute sündmuste arengut kõrge täpsusega ennustada. Lisaks on oluline omada teadmisi esmasest allikast, mitte küsida asjalt, kuidas ruusad laulavad. Sest vähemalt saab leida salvestusi ja kuulda laulja häält oma kõrvadega. Ja inimesele, kelle vaimne organisatsioon on peenem, ei ole keeruline suhelda karusoga otse ja ilma tehniliste abivahenditega. Tõsi, selleks tuleb taastada looduslikud, kuid kadunud võimed ja siin jõuame sellise mõiste juurde nagu mälu. Hoolimata paljusid naerukrõbinaid on meie peades kindlalt kinni Darwini müüt inimese päritolust ahvist. See on täiesti loogiline ja isegi hoolimata puuduvast lülist on see paljude inimtegevuste põhjus. Aga kas on võimalik lubada vastupidist? Lihtsalt võtta ja vahetada see Darwini põhjus tagajärg suund vastupidiseks. Siis selgub, et olles kõiksuse sarnased olendid, oleme me tahtlikult piiranud oma jumalikku võimet ja sulgenud end kehadesse, millel on üsna nõrgad võimalused. Milleks?
Maailmavaateline segadus võib seisneda selles, et me oleme erinevad, kuid meid on harjutatud kaheäärmuse, musta või valge juurde. Me peaaegu ei luba samaaegset koosolekut paljude erinevate suundade vahel. Tulemuseks on oma algse eesmärgi kaotus. Millest räägib Jumala ramhata käsk? Minge läbi paljude maailmade, tundke neid ja täiustage oma vaimu. Tunda ja saavutada täius on see eesmärk. Meid ei veena alandlikult järgima mõnda prohvetit. Meie esivanemad kutsub meid õppima ja omandama oma kogemusi erinevates olukordades. Milleks? Oma õpetustes toovad esivanemad esile ühe peamise aluse. See on hindamatu väärtus, kohtunik. Ja mõõt kõiges südametunnistus. Südametunnistus on ühine ja kogutud teadmine sellest, mis on. Aga mis on meil kui hävimatu väärtus? Meil on esivanemate otsuste kogunenud kogemus. Kogemus vanas vene keeles on isateelolek, mis on kinnitatud. Või loodud teede ühtsuse kujund. Ja nüüd lõpuks lähme sõna mälestuski juurde. Mälestus on sõna otseses mõttes tarkus, mis on säilinud põlvedes. Kui mälu on lühike, on õige otsuse valimise tõenäosus praktiliselt olematu. Kujundite liitmine, mälu, kogemus ja südametunnistus annab meile kõige soovitavama kvaliteetse seisundi, milleks on täiuslikkus. Ja täiuslikkus on korra täius, kuid mitte uue maailmakorra, vaid meie esivanemate loodud veatu aluse jaoks evolutsiooniliseks tõusuks. Vaatame mälu kaotamise ja taastamise mehhanisme. Te üllatute, kuid mälu kaotuse põhjuseks ei ole alkohol, narkootikumid ega raske peksmine. Need tegurid on olulised, kuid need on juba tekkinud amneesia tagajärg ja viivad inimese lõpuks hukatusse. Tõeline märukaotuse põhjus on meie eksimused. Selliseid eksimusi on palju, loetleme neid ei hakka. Kõik need on kergesti määratletavad tuntud valemi järgi ära tee teisele seda, mida sa ei soovi, et sulle tehtaks. Oluline on muista peamist. Kõik eksimused on mingil moel seotud tõe moonutamisega. Ja see on see, millele meie loomus reageerib ilma kellegi sanktsioonita ja reageerib lihtsalt. Blokeerib juurdepääsu püha aarele, tarkusele, mis on säilinud põlvest põlve. Veedaliku traditsiooni kohaselt täidab seda rolli jumalanna Karna. Siin on advokaadid jõuetud, alt käemaks ei aita. Tunde tuleb läbida uuesti ja täielikult. Selle kompromissituks daamiga saab kokku leppida ainult ühel viisil. Esiteks, tunnistada oma tegelikke eksimusi. Seda on keeruline teha, kuid rumal. Kes on aru saanud, et ta on rumal, ei ole enam rumal. Teine samm võib tunduda täiesti saavutatamatu, kuid see peab olema astutud. Ja see seisneb selles, et kõik need oma eksimused tuleb teada anda. See tähendab oma tahtel neist rääkida sellele, kes on valmis kuulama, ilma hukka mõistmata. Kas mäletate karuks muudetud noormeest? Muinasjuttu on muidugi moonutatud, kuid see näitab just seda mehhanismi. Põhimõtteliselt on see vorm ülestunnistusest, mis vabastab kinnihoitud tähelepanu ja mille järel inimene tunneb erakordset kergendust. See annab aluse avastada veelgi sügavamalt peidetud tõde. Tee nõuab teatud julgust, kuid teine, nii-öelda võimalus, ei pruugi kunagi tekkida. Ja kui inimene valib selle tee, peab tõde olema kõigi edasiste tegude peamine kriteerium. Me kuuleme sageli või küsime endalt igavest küsimust, mida teha. Võib-olla on lihtsam mitte midagi teha. Kuna kõik, mida me enda ümber näeme, loome me ise, sest peale meie pole kedagi. Näiteks, me võime mitte sisse lülitada telerit ja minna jõusaali.
lõpeta välismaailma süüdistamine kõigis raskustes ja mitte toita parasiite altkäemaksetega. Ära anna neile oma raske vaeva ja toeta oma tootjaid. Ära tarbi alkoholi ja narkootilisi mürke. Ära võta laene, vaid looda oma kätele, pead ja sõpradele. Meil ei ole palju vaja, me ei ole tarbijad. Me oleme auväärsete jumalate ja esivanemate järeltulijad ning meil on nende ees kohustus tõusta ja jätkata suurt tõusu valguse ja hea nimel. Austage taeva jumalaid, oma isa ja ema, sest nemad andsid teile elu. Isa ja ema andsid teile vaimu, küla, aga jumalad andsid hinge ja südametunnistuse. Euroopa Nõukogu pakkus välja emade ja isade kaotamise. Nendes sõnades leiti seksismist, soo ebavõrdsuse märke. Nüüd tuleb harjumuspäraste ema ja isa asemel rääkida vanematest või vanemast. See on ainsuses. See idee sündis Šveitsist, kus kohalikud ametnikud on juba ärisuhtluses välja jätnud soopõhised sõnad, kuid Euroopa Nõukogu nõuab, et seda teeksid ka ülejäänud 46 riiki. Venemaa, muide, kuulub samuti sellesse organisatsiooni. Euroopa loogika kohaselt muutuvad siis romaanide pealkirjad isa ja lapsed või ema automaatselt mitte tolerantseteks või tuntud plakat Isamaa. Ema kutsub nähakse uues valguses hoopis teistmoodi. Emakapital, ema ja lapsetuba, isata lapsepõlv. Isamaa. Igas kohas nähakse seksismi. Keelatud sõnad peavad kaduma ametlikest dokumentidest. Nii et kui Euroopa aseksuaalne revolutsioon meie juurde jõuab, võib sünnitunnistustel harjumuspäraste ema ja isa asemel näha üldiselt neutraalset vanem number 1 ja vanem number 2. Euroopa kolleegide algatus leidis, kui mitte toetust, siis vähemalt mõistmist ka Riigiduumas. Seda võib tervitada, nad teevad seda õigesti. Ja Euroopa on sellest vabastatud. Ja me peame sellest vabastama. Eriti kuna meil kasutatakse sõna ema roppustes, nii öelda on see ka vastik. Kahjulikud assotsiatsioonid tekivad. Noh, nüüd, sõber, kuula muinasjuttu. Lapsed, kelle jaoks see kirjutati, on juba ammu üles kasvanud, vananenud ja peaaegu kõik surnud. Aga muinasjutt on jäänud. Muinasjutt on vale, aga selles on vihje. Ja vihje, otse öeldes, ei ole laste oma, see on muinasjutt ühest juhist. Ja see kannab nime, kuidas Lenin karistas talupoegade kiusajat. Leninil oli sõber, kes oli tõeliselt esmaklassiline jagatud komisjon. Ja siis ütlesid Lenini, et tema sõber kiusab mehi, elab ebaõiglaselt, ei hoia rahva head. Lenin kutsus ta ja ütles, mu sõber, kas see on tõsi? See vaikib pea all ja Lenin ütleb, meest survestada sa õigust ei oma, sest mees on riigis suur jõud, temast tuleb ka leib. Seega, kuidas ma pean oma sõpra karistama, pean ma sind õiglaselt karistama. Siis suudes Lenin oma sõpra, hüvasti jättis, pöördus ära ja käskis ta maha lasta. Vaata, milline Lenin oli, õiglust armastas. Jätkub veel rohkemgi. Kevadine. Velro. Subtiitritegi Timo Torsu. Põhjapoolne. Jutt.
öeldakse, et aeg ravib. See on müüt. Aeg vigastab seda rohkem, mida sügavamale peidetakse haiguse põhjus. Iga võõras sekkumine inimese vaimsesse olemusse kaotab oma jõu alles siis, kui see avastatakse. Ja tõepoolest meie, ainus viis haiguse põhjuse pinnale toomiseks. Paljud teavad, et implanteerimine on põõraste organite siirdamine ja kehasse paigaldamine. Aga vähe, kes tõsiselt käsitleb implanteerimist kui iidset meetodit võõraste ideede sisestamiseks teadvusesse. Sisuliselt on see range hüpnootilise sisestamise vorm inimvõimete kontrollimiseks ja allasurumiseks. Kuna võrreldakse tänapäeva tsivilisatsiooni vedalaste kultuuriga, on kõik põhjused arvata, et üks selline iidne implantaat, mis on ulatuslikult sisestatud ühiskonna teadvusesse, on religioosne implantaat, mis kõrvaldab loomuliku vedalaste maailmavaate. Me süüdistame teadlasi selles, et nad valetavad. Jah, see juhtub sageli. Me süüdistame meediat selles, et nad pettavad meid ja teeme seda mitte ilma põhjuseta. Me süüdistame liikluspolitseinikke, arste, õpetajaid, politseinikke, preestreid, farmakolooge, omoni, prostituute ja presidente kõigis surmastes pattudes. Aga kõik nad on sama tööriist parasiitide kasumi nimel, nagu meiegi. Ja me ei kahtlegi, et üksteise kallale tungides kulutame energiat ammu juurdunud implantaate toetades. Raskus sellest hüpnoosist vabanemisel seisneb selles, et allasurutud ideid on alateadlikult toetanud mitmed põlvkonnad ja need on sügavale alateadvusesse juurdunud valuseoses. Kõik me oleme jumalaorjad on püsiv väljend, nagu ka peaasi, et sõda ei oleks, mis on silmapaistev näide hüpnootilisest käsust, milles on peidetud alistumise implantaat. Just sellepärast, et inimene väldib vanade valu, piinamise, väärkohtlemise ja korvamatute kaotuste meenutamist, käivitab ta tahtmatult mälu blokeerimise mehhanismi. Kes olid sellised slaavlased? Kas need olid barbarid? Inimesed, kes räägivad arusaamatuid asju? Kas need on teise sordi inimesed? Peaaegu metsloomad? Ja nii nad läksid nende juurde. Valgustatud mehed tõid neile Kristuse tõevalguse ja tegid midagi. Väga olulist. Nad hakkasid rääkima nende barbaritega nende keeles. Nad lõid slaavi tähestikku. Grammatika, slaavi keel ja sellele keelele tõlgiti sõna Jumal. Seda nakkust kanname me ise ühest ühiskondlikust maatriksist teise, märkamatult, et elame pidevalt varjatud produtsentide keskuse järgi. On aeg tasuda palgatud artistide eest ja eraldades terad sõkaldest teha järeldused saadud kogemusest. Tõde on lihtne näha, piisab, kui vaadata tegusid ja siis süsteemselt ja erapooletult selgitada. Välja nimi, kuupäev, koht ja sündmused, et, nagu öeldakse, mitte midagi, isiklikku. Selline väline vaade võimaldab avastada seda, millele varem lihtsalt ei pööratud tähelepanu autoriteetsete staatuste tõttu. Kas mäletate katset filmi alguses? Kõiki edaspidi esitatud tegelasi, pikalt veninud ajaloolisest sarjast ühendavad sarnased teod kalduvusvimede demonstreerimisele ja peaaegu kõik ei pääsenud ristilöömisest koos järgneva ülestõusmisega. Kuid mis kõige üllatavam, neil on sama sünnipäev. Egiptus sündis 25. detsembril 3000 aastat enne meie aega. Atis, Fria, sündis 25. detsembril 1200 aastat enne meie aega. Mita, Peru, sündis 25. detsembril 1200 aastal enne meie aega. Dionysos, Kreeka, sündis 25. detsembril 500 aastat enne meie aega.
Noh, võib öelda, et meie kaasaegne Jeesus Galileast sündis 25. detsembril, umbes 4 aastat enne meie aega. Omaette. Lõbus mäng, eks ole. Ainult, et selles unustati. Meie Jumal Kalidu, kes sündis veidi varem ja oma kingituse, mida nüüd kõik nimetavad kalendriks, ettevaatlikult välja pandud üldiseks kasutamiseks ja ilma registreerimiseta. Kuna meie võimsatele jumalatele meeldib endiselt mängida erinevaid mänge, seetõttu andsid nad meile vabaduse luua oma mänge, milles me nüüd ilmselt ei soovi näha endiseid teadlasi, kes on nagu küpsetatud sõnnik. Ma unistan sõjast tagasi tulemisest, kus minu kasv sündis. Pikkades, paestes, maades vihma all ja pisarad, kuid mitte maale reetnud tiran, kes kuulutas sõda riigis ja ei ole näha lõppu, mis on selle sõja varastanud. Ma ei julge ennustada, kuid tean kindlalt, et naasen, olgu see siis 100 sajandi pärast. Maale, kus ei ole lollusi, vaid geeniused ja alistatud ka lahingus. Ma tõusen üles ja laulan riigi esimesel sünnipäeval, mis on sõjas tagasi tulnud. Jah, lahingud vaibuvad puhkepausil, mitte riigis. Ma loodan ja laulan rahust ja armastusest. Kergendatult ohkavad vaenlased, aga sõbrad ütlevad, et on väsinud. Eksivad need ja teised. See katkestas. Ma homme jälle lahingusse tormaks, kuid tean kindlalt, et naasen, olgu see isegi 100 sajandi pärast. Riiki, kus ei ole tobedaid, vaid geeniused ja alistatud lahingus. Ma tõusen üles ja laulan riigi esimesel sünnipäeval, mis on sõjast tagasi tulnud.
jätkub.